see ongi ei saa enam asju teha, ei saanud tükk aega, mis muidu kogu aeg tegime, näiteks loomaaias ei saanud käia. Mulle endale meeldib loomaaias väga käia. Ma käisin just enne seda, kui see pihta hakkas, käisin veebruari alguses loomaaias, sest mulle meeldib talvel loomaaias käia. Ja, sest vahet pole, kas sa käid Tallinna loomaaias talvel või suvel. Loomi sa ikka ei näe. Aga talvel on pilet soodsam. Lihtne matemaatika, eks? Ja nüüd on loomadele hästi head tingimused tehtud, mis on ka tore, eks? Lõvidele ehitati mingi 10 ruutkilomeetrine kompleks. Väga tore, aga ma ostan pileti, lähen sinna, et tere, tahaks lõvi näha ja sinna vabandage, täna lõvi ei näe. Lõvi on spaas. Tal on parem elu kui mul. See pani mind hindama seda nõuka lõpuaja, eks ole, Eesti algusaja loomaaeda. Vaata, muidugi kurb oli see, et loomadel olid kohutavad tingimused, neil olid väiksed puurid, aga sa nägid loomi. Sest neil ei olnud kuhugi minna. Okei, üks miinus oli ka see muidu, kes sul oli ka ainult 3 looma. Üks neist oli ka Nikolai, kes oli see triibuliseks värvitud nagu. Davai, rebjata, smotrem tiiger. Nikolai tee lastele urr. Kus minu lapsed on? See on Nõukogude Liit, ära küsi küsimusi. Poliitika. Ja keegi ütles, selle peale. Ja, see oli Nõukogude Liit. Mis siis veel huvitavat? Sest tegelikult ma saan mõnes mõttes, ma saan loomadest aru ka. Ma saan aru sellest lõvist, vaata. Lõvi ei taha ennast näidata selles loomaaias. Kui ta ehitad suure kompleksi, teeb mingi 4% alast paneb klaasi alla. Arvad, et lõvi tahab sinna minna või? Kõik, mis sa klaasi taga on, lasta ja rühmad lihtsalt nagu, kus miau on? Tahan miau, tahan miau. Miau on nurga taga nagu, et ei. Ma lähen massaaži tagasi. Ja see kõik tegelikult, viha, mis mul on, tuleb kadedusest. Sest ma elan Tallinnas, Lasnamäel, väikses korteris. Ma tahaks pigem lõvidega koos chillida. Reaalselt kasvatan habeme välja, eks ole, võtan riided seljast, ma võin lõvidega küll joosta seal. Võin reaalselt tulla lastele ka, miau on siin. Miks te kõik nutate? Miau on siin. Esimest kord elus näete, politsei on ka lõvipuuris nagu. Lõvide juures on rohkem inimesi kui lõvisid. Aga üks sõber ütles selle peale, kui sa loomaaias elaksid, et siis sa peaksid teiste inimeste seksima. Ma näen küll ainult plusse nagu. Selles mõttes, et ma ei pea üüri eest maksma, toidu eest ja ma saan seksida. Mille eest ma ei pea maksma. KV.ee, kus need kuulutused jäid, Aga ma mõtlesin üks päev laste peale. Ja ma mõtlesin laste peale seda, et nagu lastele noorest peast peale, hästi väiksest peale, pannakse liiga palju survet peale. Liiga palju survet. Ja ühe lihtsa küsimusega. Ja see küsimus on see, et kelleks sa saada tahad. Sest lapsed enamusest tead, sina ära, kas sa teadsid, kellena sa lapsena saada tahtsid? No enam-vähem, okei, see on hea. Kelleks? Kas sa tahtsid saada tippsportlase? Okei, väga hea, tubli, teeme talle suure aplausi. Selles mõttes, et sa peaaegu vastasid küsimustele, mis ma küsisin, vähemalt enam-vähem sarnased vastused. Aga see on hea, see on tegelikult väga harva, kui see juhtub, eks ole, selles mõttes see on tore hetk. Sest enamus inimesi ei tea või kui teavad, siis ei saa näiteks mina lapsena, mina tahtsin saada Batmaniks. Ma võin saladuskattel öelda, ma ei saanud Batmaniks. Keegi ei tapnud mu vanemaid ära. Raisatud 50 eurot ja vanaisa on petis. Need olid väga piinlikud jõulud, aga perekond on nüüd tugevam. Elus ja tugevam, aga ei, siis me ei tea, eks ole, see oleks palju mõttekam. Mulle meeldiks rohkem, kui rohkem inimesi teaks, kelleks nad tahavad saada ja saavad ka. Just kujuta ette, lähed 4-aastase Madise juurde. Kelleks sa saada tahad? Madise nagu, diileriks. Kõigil elu lihtsam, sa tead, kust kätte saab, eks ole, peresoodusega ja ütlesin, nagu mul oleks kinke palju kergem osta selles tingimuses. Tavaliselt, mis on mingi tihtipeale tuletõrjujaks, on ju, mingid poisid ütlevad. Ma ei tea, mis väiksele sugulasele, kes tahab tuletõrjujaks saada kinkida. Siis ma lähen sinna, et nagu jõulude ajal mudelauto või ämber või voolik või nagu panen sul maja põlema nagu. Madis, mida sa tahad? Ei, sa ise tahtis seda, see on Madise heaks. Pärast näete, lõvipuuris väänatakse tüüpi maha, oi, kas see on nagu liputamisest, ei, ta süütas. Ja aga tulegi tüüp ütleb, et tahab diileriks saada, mul palju lihtsam, tulevad jõulud, mikrokaal. Sokkide vahel veits minigrippkotte ka nagu. Jätkusuutlik. Ja muidugi on ametid, mida nagu sa ei tohiks tahta teha, vaid see on nagu viimane võimalus. Eks nagu, väike Madis ei tohiks tahta saada topiku kontrolli võtjaks.
kujuta seda vestlust ette, tippsportlane juba teab. Reaalselt, kujuta ette 4-aastane väike Madis, kelleks sa tahad saada. No ma tahaks olla see tüüp, kes vaatab, kuidas onud ja tädi purki kusevad. Iga päev. Ja põhjalikult. Kallis, me oleme teinud koletise. Lähme perega vangi. Loomaeda ja siis vangi. Politsei on juba seal. Ja ongi sest ma lahendasin tegelikult dopingu probleemi ka ära igaveseks. Sulle meeldib seda? Kohe. Ei, ma lahendasin dopingu probleemi meessportlaste seas just ära. Sa saaksid kõik meessportlased dopinguga vahele võtta, kui sa suudaks teha nii, et dopingut oleks sperma maitsest tunda. Kuulake mind ära. Ma tunnetan paar skeptikut on ruumis. Ja selle poisi türuksõber vaatas mind väga vihaselt praegu. Aga kuulake mind ära. See on nagu tüüp bussis, kuulake mind ära. Ei, kujuta, sest meessportlased läheks ise kontrolli. Kujuta seda ette, võtame nagu mingi suvalise situatsiooni, suvalise sportlase nime on ju, Andrus. Ja täiesti suvaline Andrus on ju, on kuskil kontrolli juures, seal on see, et Andrus, kui tahad, me usume sind, eks ole, sa ei pea andma, või meil on professionaal Kristi, kes sul suhu võtab. Arvad, et Andrus ei ole nagu kutsuge ekspert. Isamaa jaoks olen kõigeks valmis. Ega arvad, et Andrus ei lähe pärast järjekorra lõppu tagasi lihtsalt või? Andrus, sa juba käisid, aga äkki ma tegin vahepeal juurde, te ei tea. Võtke B-proov nagu. Mulle meeldib, vaata, dopingus on pistelised kontrollid ka, eks selle kujuta ette, kuskil Alpi maja Andrus teeb koos oma mingi suvalise teise sportlasest sõbraga, trenni on ju. Teeb suvaline nimi jällegi, Jaak on ju. Ja äkitselt ukse peal on lihtsalt nagu koputus Alpi majal. Teevad lahti, vaatavad, Kristi on mantlis seal keset tormi on nagu, nii Andrus, pisteline kontroll. Võtab püksid maha. Andrus on seal, ma on abielumees, palun ära tee, palun, anna alastust. Siis Kristi võtab ameti tõendi välja nagu agent 0069, luba imeda. Mis ma tahan öelda on see, kui see oleks päris, siis ma oleks ka rohkem spordimees nagu. Ma oleks samas trennis ja värkina. Eriselt ma pean midagi eluga ette võtma, ma olen mingi 200 kilo praegu. Ma olen selles punktis, kus ma tean, et mul on põlvedel 4 kummardust alles. 3 ja teie jaoks Talin. Kõige patroniseerivam aplaus, mis ma elus saan. Ja paksuke kummarda meie jaoks, jaa! No, 2, nii, sa oled rahul. Reaalselt, kui mul midagi maha kukub, ma ei korja enam üles. Telefon läheb, ma olen loodus annab, loodus võtab, tšau.